Lõpeta ära. Täitsa lõpp, mu ema vist jootis mind eile täis. Süü minul ei saa olla. Keegi peab olema süüdi. Ja see on mu ema. Aga ühesõnaga, täna on 6. detsember. Ma olen nii õnnelik. Või siis ma olen veidi purjus veel, aga ma olen ka väga õnnelik. Siis mu küüned on ka nii ilusad. Teate, ma ütlen teile, mida sa kraabid siin? Joone ees, tule siia. See teeb mind ka väga õnnelikuks, et mul on puudisvägi joone ees. Et ei näe, sest et on nii must. Nunnuke. Teate, ma ausalt armastan oma elu nii väga. Ma armastan teid ka. Loodan, et te teate seda, on ju. Huvitav palju ma eile jõin, et ma ikka veel purjus olen. Ma olen jälle sama dressikomplektiga. Aga I promise, see on viimane päev. Aga siin on see fanta. Kuule, sa peaksid need pessu panema, siis sa saad nüüd õhtul jälle selga. Täpselt. Aga need käivadki kogu aeg pesus nagu nii. Ta valetab, mina neid pesnud ei ole. Mina ise olen. Ta valetab. Ei ma ei ole kunagi näinud pesu pesemas. Ma sain magama kell 3 öösel ja ärkasin enne 8. Mina ei tea midagi. Mine! Aga mul on väga hea olla. Mul on hea meel. Oi, ma võib-olla haisen natuke. Ja sul on aits. Oi jumal, on küll pingid. Ma elan oma parimat elu. Ma make nii lai, ma oleks nagu mingi see Kissi laulja. Holy shit, ma ikka välja näen, aga pole hullu. Ega te ei peagi mind enam kaua nägema. I'm leaving this city. Leaving this country. I'm leaving this planet. I'm leaving you. Nali tegelikult, I would never. Unless sul on aits. Mis sul viga on? Ise seda nalja tegi ta. Ma ei teinud seda nalja. Teine nali, mis ta tegi, on see. Malli ütles, et oi, tal selge ei valutagi, et tal täna valutab hoopis pea. Siis mõtlesin, jaa, aga niimoodi joodikud sünnivadki, et nagu jood oma valu ära, sest et see joodikud ikka sünnivad mõnust. Noh, ma saan aru sellest. Marta, aga tule siia, kui sul küsimusi on. Meil on... Hugo tahab kingitust. Mis kingitust? Miks? Ma ütlen, et päevad ei ole vennad. Tänane laste läbisaamine on siuke. Luulu küsis, et miks Hugo tuleb mu tuppa? Ta ei ole tere tulnud mu tuppa. Millest sa räägid? Ma rääkisin, et täna te kuidagi ei taha üldse omavahel läbi saada. Patse, ma ei tahagi. Ta on mu väike vend ja ma ei taha. Okei. Vabandust, aga ma ei taha. Vabandust, aga ma ei taha. Ja mis on juhtunud Lende selle sahtliga? Rikki läinud siin midagi. Tõesti. Okei. Miks ta ka? Huvitav. Aga mina lähen, ma pean tooma leiba, sellepärast, et see koht, kus me lähme, seal ei ole leiba. Aga ei ole ju. Ei ole jah, no. Kuskil üle peale Eesti leiba. Vaadake, kes meil voodis ka meie armas Janes. Tead, kes on voodis kõige armsam on? Sina? Sina. Janes on ka, ja teate, et mitte jätta siis mainimata Andrei, see on see sama Janes, kelle sa ülgasid. Kelle sa lihtsalt jätsid tänavatele to die, keda tegelikult ei siida ikkagi. Aga see on sama hea. Ei, ta elab oma parimat elu, näete. Teate, mis on veel väga mõnus tunne? Siis kui sa nagu püksatad voodist tekki alla. Aga siis ta tuleb su jalgade juurde, vaata, siis ta nii soe läheb vastu jalgu sul.
okei, ma mõtlesin, et sa ütled midagi imelikumat. Lähme nüüd lennujaama. Deposseanööri. Mu pea nii valus. Anna mulle valua vist, et palun. Ma annan sulle. Keegi mind tellisega pähe löön. Isa soovitusel. Isa soovitusel. Oi. Ja ma tegin seda. Ei, mitte mina, siis sa... Sa ise tegid seda endale. Ise endale haige. Mina tahtsin seda laulda. Tegin teadlikult. Ma lihtsalt proovisin. Kas saan peavaluta? Ei saanud. Kas saan, mida soovin? Kas saan, mida tahan? Nagu harjunud maa. Kõihtne olema. Ja samal ajal mul on 15 magamata ööd. Eile meil tuli kasti täis neid lõvijooke ja see on kõik, mis meil järgi on, sest me literally joome neid nii palju. Ja kus juures ma ütlen, see on ju Apple Honey ja Ginger ja Lion's Mane ja see on Hugo üks lemmikuid jooke. See on kõige rohkem tahab ta seda juua. Jaa, ma tahan 1000 päeva. Tahad 1000 päeva seda juua või? Jaa. Mina ei tea, mulle ka väga meeldib see oota. Aga igastades see on super asi. Ja ma ütlen ausalt, et lapsed ei pea mingit möga üldse jooma, sellest, et see on literally, ma ütleks lausa isegi tervislik või looduslik. On hea või? Sellepärast nad kogu otsa saavadki. Nii, ja siis ma võtan oma vitamiinid ka ära. Need on ka ühed asjad, mida ma kogu aeg tarbin. Aga ma tahan näidata teile, mis ma endale sain. Tegelikult see on väga tüütu. No üldiselt on tüütu võtta neid tablette. Need on need issi vitamiinid, mis issi sööb. Aga selle asemel vaadake, mis mina endale sain. Ja need sõbrakesed on see, et sa võtad oma tilga ja ongi korras. Igaks juhuks ütlen seda ka, et see mingitele hüsteerikutel, kui keegi vaatab, et miks ma lapsele seda annan, see on kofeiinivaba. Reaalselt see ingver on see, mis seda nii-öelda energiat annab ja tal on hästi tugev siuke ingveri meie maitse ka. Et see on igastades väga-väga hea jook. Ma ei tea, meie pere igastades armastab seda tõsiselt. Ja põhimõtteliselt need, ma ise eeldan, arvan oma kogemuse põhjal või oma teadmiste põhjal, ma ütlen seda, et need imenduvad ka nagu paremini, eks ole, versus need. Kuigi neid ma olen ka kogu aeg söönud, need Shroomwelli omad on üldse head. Ja siinkohal ma ütlen tegelikult shout out to TikTok ja tegelikult ka Janar Kodo, sest tema hästi palju seda lõvilakka hästi tihti promos. Sealt mina seda esimest korda üldse proovisin. Ja nüüd ma olen täiesti hukt. Seepärast, et ma ütlen ausalt, tegelikult need tooted tõstavad see elukvaliteeti. Ja just need Shroomwelli omad on need, mis mulle väga meeldivad. Aga need on teema. Aga reaalselt neid meil kulub, ma ei tea, 5 kasti kuus, sest no reaalselt, need on parimad asjad maailmas. Need ma võtan ka igapäevaselt, ma võtangi kõik asju 3. Aga nüüd ma hakkan katsetama siis seda vedelikuna, nii-öelda õlina. Kuigi ma vaatan, et see on alkohol sees. Aga so what? Ühesõnaga, mina lihtsalt ütlen, et tegelikult on ülioluline vitamiine võtta, eriti sellises vanuses, kui sa juba oledki vanem, eriti siin Eestis, kui meil on mingi depressiivne pime aeg. Ja need Shroomwelli asjad toimivad, nagu päriselt ma olen kuid, võib-olla aasta juba tänaseks võtnud neid konkreetselt. Vahepeal katsetasin magneesiumi ja ma võtsin muud, aga magneesium on teine teema. Muideks see Serenity and Calm, see on selle reishi seenega. Selle ma avastasin enda jaoks 2022, ma arvan, võis olla 2021, 2022. Ja reaalselt, kui sul on stressirohke elu, issand, ma näen selle valguse käes kuidagi vana välja jälle. Igastades, kui sul on siuke stressirohke elu, siis see aitab sul nagu maha tulla, maha tõmmata ennast. Et ma ausalt julgen neid seeni. Tiri! No tere! Oh my god, üks see otsa läheb. Tiri! Ja uskuge mind, kui maja on lapsi täis, siis see stressilevel on kerge tõusma. On ja? Päris raske on olla, et mul on väike vend. Okei. Ma arvan, et see on see, mida ta tahab. Proovime erinevaid.
see oli tore teha videosi, kuigi see mu isa, mu paps või mu kaasa nii tore, see oli lõbus. Tüdrukud mängivad, et Luulu on Malju ja siis Marta filmib, nagu mina filmiksin. Ja siis ta räägib, nagu teeb story't. Enne Marta ütles, et mängime nüüd nii, et me oleme nagu Kristjana ja Malju, et teevad oma podcast'i. Väga äge. Sitaisu. Tunned sitaisu või? Nagu kassi, seda liivakasti tuleb koristada. See läheb sinu kapsaaeda rohkem. Ma tean, see on alati miskipärast minu kapsaaias. On jah. Nagu minu kapsaaias on võileibade valmistamine ja naise eest hoolitsemine. Kui sa hoolitseksid mu ees, siis sa ei laseks mul kannatada sitaisu. Tead, kallis. No. Ma nii väga sust ei hooli. Teas. Ma armastan sind kõlikene. Aga mitte piisavalt. Ei no, tead. Sul tati see näppu kõrva on. Mul ei olnud see tatinegi veel. Kao minema, ausalt. Kured või? Ma jäädvustan seda Miks? vägivalda. Kuule, ära tee mu kuivab näpp ära. Ei, ma mäletad eilset juttu või? Ei mäleta. Ei mäleta. Et keegi jälgi oli sulle öelnud, et ta ei taha nagu midagi halvasti öelda, et aga su mehel on nii seksikas hääl. Ja siis ma kuulsin, nägin TikTokis ühte video sellest kiilakast. Ja ma ütlen Gerdist ja see hääl on... hääl ja nagu keha ja nägu ei lähe kokku. Ei, need lähevad kokku, need on kõik gross. Aga see oli päris huvitav, siuke pinise väel, jah. Kus sa ta häält kuulsid? Mingis, kuskil oli mingi see, mingi kinnisvara kuulutus, ma ei tea, ta on maakler. Ta on, oota, kus ta on maakler? Ta on seal... Rohve. Aga lasen teile kohe seda häält. Veel huvitavam oli see, et tal on seal mingi reklaampilt, kus ta on must ülikond, valge särk, punane lips. Ja mina, kes ma vanasti väga armastasin filme, esimene asi, mis ma vaatasin, et ta nagu Hitmani filmi posterit kopeerinud, et kas ta on enda arust Hitman. Palun lõpeta ära, sest nüüd ta on elu lõpuni, oh my god, inimesed võrdlevad mind sellega. Päriselt nagu tal selle Statamiga oli. Üks inimene ütles talle, ta muust ei rääkinudki, kus kõik arvavad, et ta näeb välja nagu Statam. Aga kuulake seda pininat. Tere, vabandust, palju te siin üüri maksate? Tere, ma ei maksa üüri. Ma ei maksa üüri. Muidu ära, pärast öeldakse jälle, et me oleme piece of shit. Lähme teeme ära. Nagu sa näed, siis see korter siin on puhas luksus. Suured maastlajaknad. Ühesõnaga, need kaks asja lõid kokku ma jaoks ja see oli päris funny. Mul ikka laeb seda Reels üles veel. Panin tund aega tagasi selle üles. Aga kellelgi on 7000, keegi sai 7000 aastaseks või 7000 followeri. Chris Kala. Miks ma followon teda? Ta sai 7000 followeri kokku või? Ei, ta sai oma podcastidele kokku 7000 vaatamist lõpuks peale 10 aastat podcasti isa olemist. Kuule, kui sellest tegelikult oleks naljakas. Oota, vajuta sinna peale. Oota, aga see 7000, vajutada profiili peale kõrve? On 7000 jälgijad ka siis või? Ei, 4000. Aga mis see 7000 tähendab? Sai 7000 eurot kokku kogutud või? Aga Facebookis täitus 7000 jälgijad. Mis asja mul täitus Facebookis 7000 jälgijad, kui ma olin 12 aastane? Oota, järgmise 5 aasta jõuame, et see oleks 50 000. Mis asja? Kullakene, kui sa 5 aastat kogusid 7000 inimest, siis usu mind. Sured ära enne. See hüppe ei toimu nii. Aga lootma peab. Ja mina soovin Chris Kalale ainult kõige paremat, sest ma ei ole mitte kunagi kuulnud tegelikult kedagi nii lolli juttu olemas, nii et ma arvan, et ta on üsna ainulaadne. Kuule, miks me täna siuksed piece of shit oleme? Ma olen... Mitte sina, meie, ma räägin meie. Mina olen lihtsalt kogu aeg, ma tavaliselt hoidan seda niimoodi under the covers. Aga mis mul juhtus siis? Ühesõnaga edaspidi ma räägin niimoodi. Olgu. Okay. Nägu on ikka ilus. Oota, vaadake mu kurba nägu. Please follow and subscribe. Ju siis on, no? I'm so happy, I'm sad. Meil on vaja mitte lamada voodis. Meil on vaja lamada just voodis. Tead, mis kellani või? Selle kellani, kui... Oi, sa oled ka nii kurb. Oota, näita ennast. Nii õnnetu. Me ei taha siin Eestis olla. Aga ei taha. Oota. Ma ütlen ausalt, tegelikult ei ole ilus teistele naerda. Ma oleks pea nii valutama. Jumal karistab mind.
keegi kirjutas mulle Instagrami üks päev, Jumalast midagi. et ma peaks laskma Jumala enda südamesse. Ma ütlesin, ma ei taha, see tundub imelik. Ta ütles, et aga Jumal on nagunii igal pool sinuga. Ma mingit, mida sa surud siis, kui ta nagunii on minuga? Jah, aus. Mul ei ole Jumalaga mingit teemat. Ma ei usu otseselt Jumalasse. Ma usun kõike muud, literally. Aga kas sinu jaoks on see pigem see, et sinu Jumal, kui sa mõtled nagu Jumala peale, siis ongi see nagu kirik ja Jumal või? Et see nagu Jumal, see on see Jumal, see isikustatud Jumal või? Ei, kui keegi ütleb mulle, et lase Jumal, siis ma usun kindlasti, et ta räägib sellest Jeesuse Jumalast, jah. Jeebus. Aga ma usun, et ma usun kõike muud. Ma usun ennustajaid, päkapikke, unicorne, jõuluvana. See on kõik. Ma tahan sulle lasta voice'i, mis Pellu mulle eile saatis. Rongis just üks siuke vanem tädi töötas, ma ütleksin sulle edasi, et sa oled väga, ta igatahes tuli, ta vist on nagu maru siin lendale ja neile mingi sokid kodunud. Aga ma ütleksin sulle edasi, et see tundub väga tore ja hea südamlik inimene olevat. Sobib hästi me peame kõik see eelnev ära kustuma. No tegelikult sa oledki väga mul on paremaid ja halvemaid päevi. 2, 1. Tere! Tere! Mu nimi on Lulu ja ma teen lahedaid YouTube'i videosid. Ma hakkan teilt täna küsimusi küsima. Nii. Kui vana te olete? 39. Mis teie nimi on? Märten. Okei, ma küsin sul küsimus. Kui sa oled lapse, kas sa said, kui sul on üks poiss ja üks tüdruk ja saad ühe tüdrukule 3 poissi ja siis võtad, siis üks poiss varastab ära ja siis üks tüdruk tuleb järge. Kui palju on alles? Liiga palju. 3 tüdrukut ja 2 poissi. Okei. Aitäh, et isegi vastasite. Okei. Kirne. Inimesed olema. Teete videosid või? Sina olid ka seal. Ma olin ära juba seal, jah. Tänaval Aga ma võin sealt. Võta. Et see me tegime Martale, aga siis lähme nagu teise asja juurde. Sealt siis. Me tahame ühe jube nunnu video teha. Ei ära mind filmi. Ei, vabandust, ma ei tahtnudki. Internet. Luulu ütles nii head asja, et nagu meie teinekord Malju... Please don't father me. Ehk siis ära tule ütlema, et sa tegid meile süüa või midagi, et ma ei tohi neid segada. Sest me teinekord ütleme ka, kui me teeme tööd, et please olge tasa või ärge praegu tulge, et me parasjagu filmime. Aga see oli hea väljend. Please don't father me. Okei. Rikas ei tähenda tegelikult seda, et sul on palju raha. See tähendab seda, et sul on head sõbrad, kes sind aitavad, aitavad sul uued sõbrad leida. Nõus, ma olen nõus sellega. Ja pere. Ja siis need aitavad, kui sul on paha töö, siis need aitavad sind, et aitavad seda... Et tuju läheb heaks jälle või? Jaa, aga mis küsimus on siis? Küsimus on see, et te pole rikkad. Okei, that escalated quickly. Teil ei ole hea siis sõpru. Mida sa ajad? Reaalselt räägib, et mis on rikkus ja siis ütleb, mis küsimus on, aga te ei ole rikkad. Alandavad meid. Miks te meiega nii käitute? Ma ei tea, ma ei käidu midagi. Oh my god. Marta, mis sa vaatad? Marta vaatab peeglist ja lihtsalt nagu... I don't care. I don't care. I don't care. Kuulge, minge... Pane mu kapi uks kinni, see on nii sassis ja kõik näevad mu sea olekut. Jälle see. See, et mees nagu märkab sind, paneb tähele ja lihtsalt tahab sulle pakkuda midagi head ja toredat. See on minu jaoks nagu nii oluline, et olgu see siis kingitus lill või... Kurb, aga ma pean nõustuma palju porgandiga. See kindlasti ja ma ei kujutaks ette oma suhet ilma selleta. Sama hästi ka käes kinnivõtmised ja siuksed asjad või random musi, kui ta sest mööda kõnnib või pepulaks, kellele mis meeldib, või ne? Et ka see on minu arust väga oluline. Nii, pausi korra. Miks ma piinan? Kas sina tunned siis, sa saad seda kõike mult, mis ta just rääkis või? Nagu see ei ole mingi nalja koht, see on tõsine küsimus. So sad. Ja kui sa ütlesid, sa nõustad temaga, aga siis kas sinu elus on need kõik asjad? Jaa.
nii raskelt tuleb see ja raske on öelda, et sul on hea mees või? Ma ei taha öelda. Miks? Sest ma filmin või? Siis see jääb igaveseks Ma ei taha, ma tahan öelda ainult ilusaid sõnu privaatsuses. Keegi ei teaks mu nõrkasid külgesid. Üheks on alkoholism nagu Sellest on pohhui, kui kaamera käib. Oi. Sorry, et ma naeran, aga lihtsalt sa... Keegi lööb mind. Sa oled päris funny person. Kuradi mineviku mallu, mis... Ega see nii kauge minevikust ei olnud ka praegu. Olgem ausad. Eile oli lõbulaialt, ma panen siia järgi ühe katkendi pärast, kuidas eile meil käis tantsushow seal Last Christmas muudku. See oli lõbus. Ei taha enam seda podcasti kuulata, mul on vastik tegelikult. Ja. See oli, sellest piisas. Kõrv jälle paistab. Hello! Oota, ma muuskasin. Muuskasid verd või? Asi läheb aina hullemaks. Appi! Palun, lihtsalt visake mind lennujaama ette mustas kilekotis, ma ei suuda enam. Eraldi osadena. Miks? Kui juba, siis juba. No. Tegelikult võib päris valus olla, kui see rullitud kilekotti siin visatakse. Mul on praegu päris valus. Keegi nagu lööks mind pähe. Jah. Aidake mind. I'm so sad. Kõdi. Ära mind puutu. Jätta, no. Nii, Hugo tuli teatama, et mingid küünlad tulid. No võt. Nii. Tšau. Nii. Siin filmida, näed? Tulid jälle uued, jah? Piparkoogi omad on need. Ja üks on pidulik juhvikas ka. Ja need võib kohe põlema panna või? Ei, no see suhtes, nad on küpsed sul või? Las need olla veel paar päeva. Tavai. No väga äge. Ja stuudiopildid tulevad ka varsti. Tavai. Me teeme jälle seda videot, aga me seda sama videot ei saa teha. Nii et siin me teeme nii, et Lulu läheb restorani ja mina on see, kes ütleb, et mis Sa oled kelner nagu, jah? Ja ma olen see, kes nagu tahab. Ja siis nagu, ma tahan nagu teha nagu teie videos, nagu valdukate videos, lihtsalt üks nagu teile. Tavai, tehke. Kas ei ka nõusutada? Võid. Mega on ja. Jube hea. See on jube hea. Oo. Päris haiged asjad ju. Vau. Nii, ja mõlemad on liiga hea. Piparkoogi lõhn ju. Jaa. Mul meeldib see rohkem, see oli jõhvikas või? Oota. Mul on nüüd küsimus. Oota korra. Mulle meeldib piparkook rohkem. Nii. Ja nõusuta seda teist. Vaata, seal on nagu Malju ja Issi ka veel ujuvad. Kumb sulle meeldib? Sulle meeldib rohkem. Mulle ka. Sulle meeldib ka piparkook rohkem või? Nüüd on omaette küsimus, kuidas me saame need piparkoogi, ma tahan piparkoogi ja küpsise lõhnalist seda küünalt viia kaasa reisile nagu kingituseks. Kuhu me need paneme, et nad ei läheks katki? Leibude keskele. Külla või leib. No ei, olgem ausad, meil on konkreetselt üks kohver on täis asju, mis ei jää meile. Me läheks nagu narkot müüma. Üks läheb kohe kaubaks kõik seal. Andre ütleb, mäletad, kui ma sult nõudepesu masina tablette ja koera varastasin? Ta võttis Miila kaasa eile, jah? Eile, jah? Ma kuulsin seda juttu, et nad võtsid kaasa seda. Ma ei mäleta mitte midagi. No see ei ole eriti uhkasi öelda. Tee seda kurba nägu vähemalt. Ma ei mäleta mitte midagi. Ma ei mäleta tõesti. Mina mäletan seda, mina läksin vaatama panin lapsed magama. Sina mäletad kõike, sest et sa ei joonud tilkagi alkoholi. Nojah, ja ma siit teiselt korruselt kuulsin lihtsalt seda üks hetk, et mingi Miila jutt. Ja teie tegite veel nalja, et Miila läheb krematooriumisse. Ja siis sa naersid selle suure suuga. Ja nüüd meil Miilat polegi. Sellest tuleb kõige haigem vlog üldse ja seda tohivad vaadata ainult fännid ja sõbrad, mitte heiterid. Ja ainult täiskasvanud. Me peaksime seda alguses ütlema. Aga te saite nüüd seal teada, kui on 35 minutit saade käinud. Lapsed ja kõik traumatiseeritud. Traumeeritud on see sõna musirull.
traumatiseeritud on nagu ingrispärane eesti keelestatud. Traumatized. Jah, traumatiseeritud. Eesti keeles on see. Palun lõpeta minu traumatiseerimine. Ma lihtsalt korrigeerisin sind. Somebody come get her, she's dancing like a street bar. Saad aru, inimesed mõtlevad, ma mingi narkouimas seda asja siin salvestamas. Nagu kunagi keegi... Mõtlevad, ma ei mäleta mitte midagi, nii et kui ma olen narkouimas, siis see on täiesti minu tahtevastaselt toimunud. Siis on Andra süü. Ei, Andrei süü. Oh my, ma oli ütles, et pea on nii valus ja ma hakkasin laulma pea ja õõlad põlved kiirst. Ja nii konkreetselt on jah. Tahaks juba lennukis olla. Oma õlgade ja põlvedega. Strike pose. Et mul on asendanud enda shoppamis addictioni. Või nagu iga kord, kui ma mõtlen, et ma tahaks midagi osta, siis ma nagu mõtlen, ei, ära tee seda Malju. Sul ei ole seda vaja. Sul on vaja farmi jaoks raha koguda. Aga siis ma näen, et keegi on mingi I need money. Ja siis ma kannan hoopis sinna. Mis arvad, palju ma tänase päeva jooksul olen annetusi teinud? Ma arvan 1500. 1500? Mu pea, et jumal häid inimesi ei aita siis. Aga no see on väga ilusas, kallis. Ma vaatasin, Käpa Abi MTÜ ütles, et neil on vaja 882 eurot. Ja mul oli... O sind ei aita keegi. Oota, ma pean ise ennast aitama. No, võtad juurde ja... Oota, ma juba seda võtsin, ma mõtlen mingi nii uut. Ja sinna see farmi raha meil läheb. MTÜ Käpa Abile. Ja siis ma kandsin selle Terjale ka, et ta saaks selle septiku endale või mis iganes. Mul ei mahu nagu sorry, ma tean, et ma võib-olla kõlan praegu nagu ma oleks out of touch, aga mul ei mahu pähe, et päriselt Eestis on veel inimesi, kellel pole kodus vett või septikut. Kuigi mulle ennast pesta ei meeldi, nii ma võib-olla võiks elada küll ilma veeta, aga... Ja andsidki ära, jah? Uriseb su peale. Võrdes. Kuhu sa muu lasid viia? Armastab Andret. Ma tean, et armastab Andret. Aga kuidas Andre sellega nõus üldse oli? Ma ei usu, et ma isegi pakkusin. Andre mõnikord võtab teda lihtsalt. Sellepärast ma kuulsin seda koera kiunu ja küünte meeletut kraapimist. Nagu stop, mami. Aga sina olid teadvus, et tal lesisid põrandal. Ja Tiina ka ei takistanud ja mina magasin. Aga sa kuulsid ometi kõik. Valus. So sad. Ja sellepärast inimesed, ma ei joogi. Aga sellepärast ma joongi, sest mul on väga lõbus. Käib palu ja lõbu käsi käes. Alati. Nagu anaalseks. Tuleta meelde lapsevanemad. Kordan seda, mis me alustasime. Sa ei alustanud selleks, ütlesid seda 5 minutit tagasi. Aga see episood on ainult fännidele. Mis sa arvad, kas sellest episoodist tehakse mingi idiootne artikkel? Täiesti, kui keegi teeb sellest idiootse artikli... Siis te saate anaalseksina. Nüüd vaatad 10 venda on artiklid ühes paat. Kõik on kõrdi elu 24 kõrdi irkid ja ma ei tea, mis vennad. Peppu uppis kõigil. Peppu uppis vajutavad enterit. Lasevad sellest peatoimetust otse hooga mööda. Ei lähe küsima mitte midagi. Ja. Ma tahtsin midagi tarka öelda, aga... Mina arvan, et me näitame end väga teisest valgusest täna inimestele. Midagi täiesti uut. Kõrsikud said. Ma ostsin enne. Nii, tere. Lähme restoranis. Väga toitatakse. Wow. Palju asjadega. Lihtsalt. See on väga tore. Ma olen väga... Soovite. Teeme nüüd. Wow.
ja ma ütlen, nad on 7-aastased ja nad teevad kaadrivahetusi ja siukest content'i. Tema ei ole 7. Jah. Tema vanem. Sina monteerisid või? No vot. Aga meie 2 mõttega ei nagu need. Te olete neid näitlejad, jah. Aga väga äge. Palun postita selle üles. See läheb vlogi. Nagu kõik võõrad kannavad. Näed, teeb reklaami, just Ruubeli reklaami. Väga äge. Ja võõrad näevad ka. Tervita võõraid. Saada võõrastele tervitusi. Mis te soovite öelda võõrastele? Eestile? Eestimaale? Ei, ma saaksin rikkaks ja ma oleks mul 1 õnnelik peres. Rikas ei tähenda seda, et sul on palju raha. Hakkab jälle peale. Jälle. Mis sa sooviksid siis öelda Eestile? Ma sooviks öelda, et kas teile meeldib see video, see oli nagu... Et siis pange kommentaarid ka. Like and subscribe. Ja, see Malja on õige, et see like and subscribe. Ja palun... Saatke raha. Ja palun saatke raha. Nali, lihtsalt tegin nalja, ma olen sama... Raha pole vaja sellepärast, et mis sa rikkuse kohta ütled? Et rikkus on see, et sul on hea pere, sul on head sõbrad, et see rikkus... Sa kopid mind! Patti suust. Minge nüüd elaga oma elu edasi. Väga äge. Tšau. Elage oma elu nüüd. So sad. Miks sul nipud valutavad? Ka see. Ole vaid. Miks su nipud valutavad? Nagu üks. See on see, mida ma näkitsin. See on võõrad ja kuulsad koos Luuluga. Väga äge. Võõrad ja kuulsad. Piidle minu kommi. Ära sina piider. Ja mina ainult naeran kõrval. See on vaimne vägivald. Vaimne vägivald. Ma ei ole öelnud piider, sest ma ei kasuta kunagi sellist sõna. Ma ka mitte, aga see on see, mis just... No, ma nüüd ootan, kuni sa mu abi palud ja siis ma saan nagu... Midagi. Oi. Oh my god, komeedikomm. Miks sa mulle ei anna, sest ma olen paks? See on kõige jubedam video, mis me teinud oleme ausalt. Vabandust, Eesti rahvas. Kui te teaksite, kui valus mul on, siis kui keegi tunneb, et see on video on üle piirid, siis teate, et Jumal karistab mind niigi, mul on väga-väga valus. No, mis sa vastad lastele? Ei. Siis ta sööb samal ajal. Ajab kommi. Võtke komeedikommi varem. Kommi võime või? Jaa, kommi võite. Viskas nagu tuvidele pargis. Jääke vaid. Säh vaesed. Nii valus. Hea tegija meil siin suht. Oh my god. Okei. Mul on nii valus. Oh my god. Kas sul tuli aanuse kramp? Miks sa siis keha niimoodi kokku tõmbasid? Pea valutab. Ma tulen jälle oma vahemärkusega siia, et juhul, kui sa vaatad seda asja ja sa mõtled, issand, kui labased inimesed, siis tead, julge ka elada. On nii või? Mitte nii palju kui mina. Ma kahetsen tugevalt. Nii, ma tulin nüüd viimase hetke shoppingut tegema, mul on vaja jalanõusid. Ja siis Malli ütles, et kui ma juba siia lähen, taas ma vaatan talle ka midagi. Ta läheb ka mingeid uusi tenniseid. Nii et siin ma olen kodule kõige lähemas kohas. Nii, Maljule leidsin siuksed. Käivad ka, ta ütles muidugi, ta oleks valgeid tahtnud, aga valgeid siin ei olnud. Siis ma ütlen, see naiste valik on suht siuke kesine praegu, et midagi lihtsalt jalga tõmmata. Aga see on olemas. Ja endale sain 9 euroga särgid, paar T-särki ka, nii et siis we good. Mind huvitab hoopis see, et millises maailmas on see okei hind lihtsalt mingi lambi tennise eest.
mitte igastahes minu maailmas. Nii. Aitäh teile kõik head. Vale häire oli. Ei olnudki meie takso. Sa oled nagu punamitsik, kui ma siin oli. Tead, me ei soovi enam, Tiina, aitäh. Kaelatugi juhtus teiega midagi. On mõnus küll, jah. Päris mõnus on tõesti. Konkreetselt kõik need lapsed siin, kes meie taga on, trügisid siit alt vahele ja nüüd meie ees on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inimest tulid meist lihtsalt ette. Ja sa veel arvasid, et nad on üks perekond? Ma ei tea ju. Jumal küll. Ja nüüd on seesama seltskond, kes ette trügis järgmises kohas ees. Aga meie lähme reisile. Istanbul. Ma filmin su tagumikku natuke, sest see on su unistus praegu. Kui suur see on. Nende stressides. Väga hea. Aga ma praegu mõtlen, ma olen ka mingi 3. vlogi järjest nende stressides, aga ma luban, ma võtsin need kuivatist täna. Muidugi võtsid, valetab. Nagu mulle hommikul ütles, et valetab, et ma oma asju pesen. Ei, kindlasti võtsi, jah. Teid oodatakse tagasi lisakontrolli viida juures. Tänan. Attention. Nii külm. Kedagi transpordatakse olemas. Ju siis, jah. Ma pole elu sees sugust asja näinud. Suurepärane lemmik lennukitoit, väike piifike. Tibu ärkas kah üles meil siin. Võtsin, et sa ärkasid ka üles siin. Filmisid nüüd vaja peale? Tegelikult. Oleme jõudnud Istanbuli. Jeeni ja puhkus. Kõik on väga confused, kuhu minema peab. Teiskel, et me oleme New Yorgi metroos ja sa oled narka. See tuleb sulle hästi välja. Või siis ma olen nagu taskuvaras. Mina olen narkarides taskuvaras. Mida sa arvad? Kes see läks narkarit varastama? Mida sa arvad, et mul oleks? Nagu näha, siis tegelikult ei ole midagi paremaks teinud selle ajaga. On küll. Mis asi, enesetunne? Jah. Minul on väga hea Su põse sarnad, vaata. Teate, mul juhtus paha lugu. Ma unustasin oma meigikoti koju. Pakkisin selle kokku ja nüüd ma jäin mõtlema, et ma jätsin selle sinna peegli laua peale, nii et me peame duty free'sse minema ja mingi, no midagi ma pean endale ostma, kuigi noh, palju mul seda vaja, nagu mingi ripsmekas ja jumekas võiks nagu olla. Ja siis meil on telefonilaadijad päevast, sest ma võtsin laadijad kaasa, aga panin kohvrisse ja me akud saavad tühjaks. Ei, see ei ole õige. Ma tunnen, et siin on ainult parfüümid ja siin ei ole meiki. Kõige kallim. Ikka on midagi, jah? Said midagi või? Loodame, et see on õige värv. Küll on õige ole. Nii. Ühesõnaga. Mul on põsepuna, mul on jumekas. Mul on mingi kulmuasi ja mul on mingi puuder ja ripsudus. Andan nii. Kassad seal kaugel. See on ehe näide, et me ei ole joodikud, sest me võtsime 9 päevaks 2 pudelit. Ja need on ainult mulle. No tegelikult ma jagan teistega ka.
Ühesõnaga, kallid sõbrad, me oleme Istanbulis lennujaamas ja sellega meie vlog lõpeb, sellepärast et edasi tuleb meil üks väga pikk lend ja kes sa arva ära, kus me läheme. Ei ütle. Ja me ei ütle jah. Aga Tegelikult need, kes mu subscriberid on Instas, neid teavad nagu nii. teavad juba või? Ma ütlesin, kuhu ma tahan minna, kui ma üks kord olin Pohmellis 2 nädalat tagasi. Just, siin me oleme. Jah, ja muuseas see oligi viimane kord, kui ma eelmine kord ennast jõin täis, siis mul tuli see mõte, et tahaks minna reisile. Ja siis nüüd ma jõin ennast teist korda täis ja nüüd ma lähengi reisile. Nii et tasub ära see joomine. Tasub ära, jah. Olgu, aga ma vabandan hommikuse lolli jutu eest. Ma ei olnud veel päris kaineks saanud. Ja kui te elasite üle selle siiamaani, siis te olete Die Hard fännid, aitäh teile. Aga tõesti, see oli palju lolli juttu meile. Palju lolli juttu, jah. Aga pole hullu. Homme on paremad lood. Ja vaata, kõige ägedam on see, et me võiks muidugi öelda, et lõikame selle kõik välja ja me ei pane selle sisse. Aga miks? Me olemegi sellised, nagu me seal oleme, nii et Kahjuks küll. That's life. Kuule, aga olge tublid ja Ja, ciao. Ciao.